õnnistatud nelipühipäeva. Mitte seda, et nelipühipäev täna oleks alles tulnud, vaid et tuli väga ammu, aga vaata kui huvitav. Me tähistame ikka tähtpäev, eks ole ju. See oli siis, meil Valeriga oli 43 aastat tagasi oli üks tähtpäev. Mitte täna ei sündinud see asi, vaid juba 43 aastat tagasi. Püha vaim tuli veel kauem aega tagasi ja ta on ikka veel olemas. Ta tegutseb inimeste keskel. Ta on tegutsenud, mina tean seda, et ta tegutses minu vanaema ja vanaisa elus ja ma usun, teil on ka kindlasti need vanaemad ja vanaisad, kelle elus ta on tegutsenud. Ja teate, ma võin sulle julgelt öelda, sa ei tunnegi seda generatsiooni ja neidsi oma sugulasi, kelle elus on Jumala püha vaim tegutsenud. Aga täna oled sina siin ja täna püha vaim räägib sinuga. Ja nii nagu ütleb Sakaaria kiri 4.6, see, mis sündima hakkab Jumala tahte kohaselt, see ei sünni mitte niisuguse inimliku või füüsilise väe ja vaimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede issand. See on tema vaim, mille läbi kõik sündima hakkab. Teate, kui hämmastav on see, et kui palju keeli on maailmas. On ju, hästi palju keelid. Mõned teist kindlasti võib öelda, et no mina tean 3 keelt, mina tean 2 keelt, mõned teavad võib-olla 25 keelt. Aga ometigi on üks evangeeliumi keel, armastuse keel ja piibel veel ütleb, et see on see keel, mis ma olen oma lastele andnud, see on see püha vaimu keel. Nii et kuidas ikka nii palju jagub neid keeli? Halleluuja. Ma kuulutan praegu Jeesuse nimel, et kui minu tänase jutluse pealkiri on uus aeg, aga kuidas siis kriisiga jääb? Kõik räägivad ju kriisist ainult, eks ju. Meil on uus aeg ja sellest räägitakse muide ka, et on uus aeg. Eriti, kui sa kuuled neid kristlikke kanaleid või teatud teateid, uus aeg on, kõik räägivad uuest ajast. Täiesti uus aeg on tulemas. Ja teiselt poolt, aga kriisid ka, kuidas need 2 asja siis kokku lähevad. Aga ma loen sulle Jumala sõna. Ja Jumala sõna ütleb, millele sina oma fookuse peaksid panema. Kuna sina oled Jumala poolt õigeks tehtud, sa ei ole saanud ise õigeks. Sa ei ole ise saanud pühaks. Jumal teeb sind õigeks ja pühaks. Nii et täna lepime kokku, me oleme täna kõik siin õiged ja pühad. Mõni ütleb, ma ei tunne ennast pühana või? Kas mõni tahaks öelda, mina küll ei ole mingi püha siin teie keskel. Nüüd täna sa pead ringi mõtlema selle, sest sa ei ära toetu oma enda arusaamistele. Toetu sellele, mis ütleb Jumala sõna. Ja Jumala sõna ütleb, mina, Jeesus, tegin sind ristil õigeks ja pühaks. Ja iga päev see püha vaim töötab sinu sees ja teeb sind kogu aeg muudab. See ei ole nüüd ka muutumatu, vaid ükskord tuli ja rohkem sa teda enam elus ei näe. Mulle meeldib teada, mis täpselt ütleb Jumala sõna. Niisiis, kuid õiged rõõmustavad ja hõiskavad Jumala palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast. Ma vastan sulle küsimusele, kuidas saab olla uus aeg ja kriisid aeg korraga? Kuidas saab olla? Jumala sõna ütleb, õiged. Teie ärge vaadake ei kriisi peale kui uue aja peale. Uus aeg tuleb nagunii ja ma ütlen sulle, kriisid tulevad ka. Mitte, et ma profeteeriksin sulle kriise, vaid tead, ma ütlen sulle ette ütlevalt juba, ette ruttavalt. Kui su elu ei tuleks ühtegi kriisi, ei sa siis ei muutuks ka. Sa ei pea ennast muutma, kui kriise ei tule. Ja kriisid ei ole alati halvad, vaid kriisid on lihtsalt täiesti uued asjad. Ja selles uues asjas me tunneme ka ennast väga kriisitud, väga kraabitud. Niisiis, õiged rõõmustavad, hõiskavad kelle ees? Jumala palge ees ja ilutsevad rõõmu pärast. On uus aeg, on kriisid, ma teen ikka sedasama. Laulge Jumalale, mängige kiites tema nime. Tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes. Kas sul oli just kõrbetee ees? Või kõnnid sa praegu kõrbeteel? Hõiska oma Jumalas, ta kõnnib sinuga koos sellel kõrbeteel, milles sa oled. Ta ei ole sind kunagi üksi jätnud, kuigi sulle vahest tundub küll, et kus see Jumal siis kõige keerulisemal ajal oli. Ta on sinuga kaasas seal.
laulge, mängige. Ta sõidab sinuga koos seal, kus sa oled kõrbeteedel. No kõrbetee on tavaliselt niisugune kuiv ja raske aeg, ma arvan. Tema nimi on Issand, hõisake rõõmu pärast tema ees. Tema on. Keegi ütleb, oi, ma olen üksi jäetud, tead, naist ei ole, lapsi ei ole, mis iganes ei ole. Vaeslaste isa, lesknaiste asjaja, Jumal on pühas elamus. Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele. Ei, kas siis ta ei vii, kui on kriisiaeg, kui on uus aeg? Viib küll. Jumala sõna vastab sellele, mis ta on. Sa ei tea, mõni võib kriisi ajal minna majja elama. Saada täiesti uue maja. Ma profeteerin seda. Mul meeldib öelda häid sõnu. Võtate vastu, väga tore. Viskan maju praegu siit 2 käega. Viib vangid jõukale elujärjele. Aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale. Issand, meie ei taha olla need kangekaelsed. Issand, ma alistun sinu ees. See on kõige tähtsam olukord. Jumal, kui sa läksid välja oma rahva ees, kui sa sammusid kõrbeteed, siis värises maa ja taevatki tilkusid Jumala ees. Siinai värises Jumala ees, Iisraeli Jumala ees. Tead sa, see on piiblis sul teada, kes sa piiblit oled lugenud, et Siinai on üks Jumala mägi, kus ta kõnetas oma sulast, kus ta andis seaduse, kivitahvlid. Ja nüüd me mõtleme, kuskilt kõrgelt ta jagab meil neid sõnu, kuskilt kaugelt. Aga tead, ma ütlen sulle, Jumal ei ole ainult kõrgel ja kaugel, ta on siin sinu lähedal. Kuidas ma seda tean, sest Jumala sõna ütleb. Tema augärg on taevas, ka jalajälg on siin maa peal. Ta kõnnib siin maa peal. Ta kõnnib sinu kõrval, kui seda kõige rohkem vajad. Ta on sinu lähedal. Ei, minu lähedal ta küll ei tule. Ei, mina. Lõpetame ära selle kaksipidi targutamise. Miks sa vaidled Jumalaga? Miks sa Jumalaga vaidled? Vaidle kellega tahad, aga ära vaidle Jumalaga, sest sa nagunii ei võida seda vaidlust. Oled nõus minuga nüüd? Halleluuja. Jumal, kui sa läksid välja oma rahva ees, kui sa sammusid kõrbeteed koos oma rahvaga, siis värises maa ja taevatki vilkusid Jumala ees. Siinai värises Jumala ees, Iisraeli Jumala ees. Rikkaliku vihma kallad sina, Jumal, oma päris osale ja sa kosutad närbunud. Aamen. Nii et Issand teeb seda tervenemist ja tugevust annab ta sulle täna. Ja see kirjakoht, mida ma nii väga tahtsin, et keegi loeks, aga ma loen selle ise, aga sina võtta lahti, kellel siis elektrooniline, kellele see teine piibel, Johannese 14. Täna on erilised tähtpäevad meil siin. Me oleme nagu, me oleme ikka tõesti ühes õnnistatud. Mõtleme, saame 4 pühi tähistada oma koguduse aastapäeva, mida veel tähistada, ilusat suve, kuigi ametlikult suvi pole käes, aga täna on väga ilus ilm. Oled sa jõudnud Johannese 14. peatüki? Nii, ja meie läheme salmidesse 15 alates ja 15 ja loeme kuni 21. Need ei ole palju. Ja siin on üks tõotus püha vaimu tuleku kohta. Niisugune tunne nagu täna on ju püha või 4 pühi, eks ole, meil on püha vaimu tulek just olnud, mis sest, et mitmed tuhanded aastad tagasi, aga kui te armastate mind ja Jumal ütleb sulle täna ka, kui sa armastad mind, siis pea mu käske. Ja mina palun Isa, et annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu annan ma teile. See ei ole valetaja vaim, see ei ole moonutaja vaim, see ei ole varastaja vaim, need on saatana poolt tulnud. Aga meie Jumala vaim on tõe vaim, keda maailma ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja ta on teie sees. Ta on sinu sees. Ta on Jumala vaim, kes on sinu sees. Ma tean, et sa tead seda, aga ma kinnitan sulle, et vahel mõni unustab ära. Ma ei jäta teid. Kelleks? Orbudeks, eks?
orb on see, kellel ei ole ju seda Jumalat, kellel ei ole seda püha vaimu. Sina ei ole orb, ma tulen teie juurde, ma ei jäta teid orbudeks veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Oot, millest nüüd siis jutt läks? Nüüd läks küll jutt metsa. Teda ei ole enam siin, teie olete siin. Aga ta on meiega. Läbi püha vaimu. Vahest on endale hea küsida. Pisut aega veel ja maailm ei näegi enam Jeesust. Aga teie näete mind, sest te näete seda vaimu kaudu, sest Jumala vaim elab. Jeesus elab läbi vaimu meie sees ja ta ütleb lausa niimoodi, teie peate elama. Nii et ärge olge nagu elavad surnud, vaid olge elavad. Elage. Sa ütled, mul ei ole tuju täna. Tüssi ka vä? Kus sa siis oma tuju panid? Tuju on, keha on ainult. Eks tuju on sul ikka, aga kehavõitu vahest. Ära siis ole kehavõitu, me just lugesime. Ilutse, rõõmusta. Ei no kust mina seda rõõmu võtan? Eks sa pead ikka otsustama, kas oled rõõmus või nuta. Nuta ära ja ole edasi rõõmus. Niisiis, kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Väga lihtne. Aga kes armastab mind? See armastab mu isa ja mina armastan teda ja näitan talle ennast. Jumala püha vaim ilmutab meile ennast. Ja kui meil täna, mitte otseselt tänasel päeval ei ole meie koguduse aastapäev, vaid meie koguduse aastapäev on 21. mail oli sel nädala sees ja aastal 1994 oli, kui meie kogudus asutati. Ja teate, kõige hämmastavam on see, et ma vaatasin meie koguduse asutamise dokumente. Need on kõik siin mul kaustas olemas. Teada värk, et sa oled minu käes on need dokumendid. Vaadake, siin on kõik notari pitsad peal. Ja teate, meie kogudus on ametlike dokumentide järgi hoopis asutatud veebruaris 96, aga see oli sellepärast, et meie dokumendid läksid kaotsi. Üks Georg Lillemäe oli üks jumalamees, tema Eestimaal märkvähi ja kui nad asutasid koguduse, siis koguduse loomine jäi nagu tema peale ja väga paljude koguduste dokumendid kuidagi kadusid ära. Ma ei tea, mis nagu juhtus, see pole asja tuum. Aga meie tähistame ikkagi oma sünnipäeva siis, kui me esimest korda, kui me rajasime koguduse, kui meil oli seal, mäletate, see lühikas oli koguduse asutamise teenistus, nii et Märkvähi ja Alta olid kohal ja väga mitmed tunnistajad olid kohal seal ja siin on need asutajate liikmed on muidugi samad, et kes tookord olid ja neid oli tegelikult seal rohkem. Niisiis, näitasin teile, kes tahab pärast seda dokumenti vaadata, et sellest ajast peale, kui meie kogudus asutati, oleme meie siin olemas olnud. Ja ma tahan, et me täna loeksime usutunnistuse. Kõik see on nagu meie palve täna. Vahest on palvetada, vahest on vaja deklareerida. Aga usutunnistus on nagu väljakuulutamine ehk deklareerimine. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud, maha maetud ja alla läinud surmavalda. 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumal oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Niisiis, sellised suured pidustused ja see on kõik sellepärast, et meil on Jeesusega leping.
ja teate, see leping on meil temaga igavene. Ta andis tõotuse olla meiega maailma ajast otsani. Kuula nüüd korralikult. Mitte sinu elupäevade lõpuni, vaid maailma ajast otsani, sest sa oled igavene olend. Olenemata sellest, et füüsiliselt võivad inimesed ära surra. Siin maa peal oleku ajal, aga sinu vaim, sinu sees on surematu. Seega, meil on see igavene leping ja see ei ole üldse sõltuv sinu tujust. Mulle nii meeldib, et minu Jeesuse tuju ei muutu. Nagu öeldakse, oi täna, tead, mõned seal tegid maa peal niimoodi pattu, tead, niimoodi jama ajasid, tead, mul läks täna nii tuju ära. On ju absurdne lause või absurdne mõttegi, aga meiega ju juhtub, kui lihtsalt meil tuju läheb ära. Mõnel inimesel on tuju lausa näkku kirjutatud. Kui ta läheb tuju ära, siis tal on võt näos see pilt olemas. Sa võid öelda, ei, mul ei ole mitte midagi viga, mul ei ole mitte midagi viga. No mis sul viga on? Kuidas ma saan sind aidata? Kuidas ma saan sind toetada? Ei, mul ei ole midagi viga. Oled tuttav, eks ju? Teiega, minuga on küll niimoodi juhtunud. Teiega muidugi juhtu, aga noh, hea küll. Nii. Ja teate, siis tuleb niisugune olukord, et inimesel on meeleolu ja tuju ja kui nüüd kriisis me oleme, siis täna ma ei räägi sellest kriisist, et tuleb üks külmetus ja 2 nädala pärast oled sa uuesti terve. See ei ole kriis, sellisest kriisist, vaid me räägime sellest, et mis on kriis? Me pettume inimestes. Me pettume isegi selles, kui Jumal ei vasta meie palvele. On ju tuttav tunne? Ja me pettume, töö sai otsa, koolis ei saanud head hinnet, tead selle eksamiga läks nagu läks. Siis mõtled, mõnel on siis elu täiesti läbi kõik. Ma tean neid mõtteid, mida mina olen kunagi mõelnud, midagi läheb nessu, siis sul on, elu on läbi, mul elu isu kadus kohe ära. Aga vaata, Jeesus ei ole nii muutlik. Ja siis tuleb meie elus see, vaata nagu seal tehakse see Süüke pikk pausi koht, on ju? Teate, see on see. Mitte ühtegi mõtet, kõik on pahasti, ühtegi lahendust ei tule. Niisiis, paljud kriisid on meie elus seetõttu, me ei näe progressi. Me ei näe, seetõttu näiteks mõnel tuli depressioon, kuna religioosne vaim ei anna ju sulle vastuseid. Ta lihtsalt ei anna, aga Jumala sõna annab sulle vastuseid. Religioonist ei tule vastuseid mitte kuskilt poolt. Sa võid teada Jumala sõna, aga kui seda sõna ei usalda sellisel, mis asi see sõna on, see on autoriteet. Või on sul näiteks identiteedikriis. Mõnel on abielu lahutatud, siis on abielukriis. Finantskriis on olemas. Maailmas on, meil oli alles siin, minu meelest, minu jaoks ei ole üldse see nii kehvad mälestused selle COVIDiga, aga ma just käisin ühte teenust saamas ja seal oli üks proua, kes ütleb, et see oli nende peres täielik muutuste aeg, oli see COVIDi aeg. Nad istusid toas kinni, abikaasa oli niimoodi suletud, mitte kedagi võõrast tuppa ei lastud. Mina hakkasin mõtlema, mina ei tundnud seda nii kohutavana. Mina ei mäleta seda nii õudsana seda aega. Aga kujutate, kui mööda on läinud, aga inimesel on see kriisi, nagu siuke negatiivne kriisitunne nii tugevalt, et mina olin täiesti võõras inimene tema jaoks ja sellest kohe tuli juttu. No niimoodi tuli see kriis, hüppas välja tema elust, tema mõtetest, kuigi kriisist ma ütleks, et päris palju aega mööda, palju sest mööda on juba. Ärme seda siis enam arvuta. Niisiis, põhiline kriis, millest Jumal on mind päästnud, on ärgata üles surnuist ja tulla ellu Kristuse kõrvale, kuna edasised kriisid olen mina läbinud kõik koos Kristusega. Kas see mõte jõudis teile kohale? Me nagu ei usalda seda vahel, et me paneme ennast kriisides jälle sellest, mina olen kriisis, minul on raske, mina olen kitsikuses, kus nüüd Jumal on, et ta mind ei aita? Aga tegelikult ta on seal sinuga kaasas. Sa lihtsalt ei pane teda tähele, sa ei kuulagi teda, sest sa oled nagu natuke siis kriisi ajal me oleme natuke blokeeritud ka.
meie kõrvakuulmine on, olete tähele pannud, kui sa oled närvis ja kui sa siis proovid palvetada, sa ei saa mitte midagi aru, mis vastused tulevad. No täiesti siuke tunne nagu 5 ruuporit ja mitte kõik, ma tahaks jõudsalt vastu võtta ja isegi kui tuleb vastus, siis ma millegipärast alles hiljem saan aru, et see vastus tuli. Niisiis, kui sa oled majanduskriisid, et ja hiljem mina olen mõnda kriisi, mis on räägitud siin, oi, niuke õudne kriis oli, tead, kütust ei olnud, saime talongidega. Võib-olla ma sellepärast ei mäleta, et mul ei olnud aeg autot, ma ei tea. Aga vaata, mingid kriisid on niuksed, et oota, keegi kuskil fikseeris ära, et oli kriis. Aga mina ei saanud midagi aru, et muutus. Mul oli vist see uus aeg. Ma usun, et kui te hakkate nüüd niimoodi minuga kaasa mõtlema, siis alles hiljuti käis siin Eestit mööda prohvet Maria Licardo ja tema ütles, et see, mis piibel räägib, et nii nagu me siin täna ülissime, et Jeesus tuleb tagasi varsti, kuidas toimub see lõpuaeg. Ta ütleb, kui sa ei lase oma käele panna seda märki 666 või otsaesisele, et siis sa ei saa osta, müüa, vahetada. Ma teen sellele asjale laiendust, et ma ütlen, sa ei saa tööle ka minna. Sa ei saa tööle minna. Sa ei saa, no Valeril on hea tema. Aga üks on see, et hakkab toimuma naturaalmajandus. Kuidas Jumal meid küll juhtinud, ma ei oska selle kohta öelda, aga just eelmine aasta me kündsime siit selle põõsastiku ära ja selle kruusahulliku sai siit kõrvalt ära veetud ja meil on seal peenramaa sellel aastal. Ma mõtlesin, mis toimub, kas on mingi, niuke tunne. Ja just Maria räägib sellest, et umbes, et mina lähen juuksurisse, lasen juukseid lõigata, nii kui minul, ja siis ma võtan õnnu juurde kartulikoti kaasaks ole. Nii et, ja ükskõik, mis teenust keegi teeb, lähed, mis sinul on talle anda? Sina teed talle teenust. Tal on vaja last hoida, sa lähed hoida last, tema teeb sulle midagi. Õmbleb kleidi näiteks. Nii et, ja Jumal ütleb, et minu rahvas ei jäta, mina tulin neile appi. Igat pidi. Ja jälle, oi tea, mis siis saab, oi, kuidas see kõik juhtub. Jumalal on kõik välja mõeldud, kõik planeeritud. Nii, tead, elu ilma kriisita on isegi sellele, kes on Jumala poole pöördunud, täiesti mõistmatu asi, sest elu ilma kriisita pole olemas. Oled sa muga kaasas, jah? Ja Jumal ütleb, kui tema ütleb, et ma teen uut. Kas sa tahad öelda, et sulle meeldib see uus või? Mitte alati. Täpselt. Mina võin öelda, et ma vanasti arvasin, ma olen siuke hästi uue pooldaja. Ma olen niuke hästi, mulle meeldivad uued asjad, uus kleid küll. Uus soeng võib-olla ka, kui hästi on lõigatud. Aga mitte alati. Vahest oled juuksurist koju esimese asjana pesed juuksed ära. Sest et nii metsa läks see soeng küll. Võib-olla pärast vaatad, et lõikus oligi päris hästi, aga soeng oli küll viimase peal mööda. Nii et tegelikult, teate, kriis on ka mõnes mõttes, kui ma olen liikluses, ta on selline, sa pead kuskile ära pöörama. Sa võib-olla planeerinud pöörata. Aga tead, liiklus on kinni pandud, sa kuskile pead sõitma. Ja nüüd lihtsalt tavaliselt pannakse, et saad küll, aga saad sealt poolt. Teise tee pealt saad. Niisiis, Hiobi elus. Piibel räägib väga selgelt, kui ustav oli Hiob. Ta oli nii ustav, et ta isegi ohverdas kõiki lambaid, kitsi ja oma laste eest. Sest ta ütles, ma ei tea, äkki mu poeg mõni tegi pattu, äkki mu mõni tütar tegi pattu, ma ohverdan. Ta oli väga usklik mees ja ühel päeval me mõtleme, no kuidas nüüd küll Jumal lasi selle asjal sündida, nii tubli püha mees. Tal oli tegelikult oma rahva keskel, kus ta liikus, ta oli lugupeetud, temast peeti lugu, temast räägiti kui mehest, kes teab Jumalat. Niimoodi mina olen sellest Hiobi loost aru saanud. Ja teate, siis tuleb Hiobile olukord, kus ta jääb haigeks, lapsed surevad ära, perekond laguneb, mitte midagi ei ole, kõik, mis tal oli, kõik tema sugulased umbes kraabivad selle ka veel viimase kokku, tal ei ole mitte midagi enam. Aga kes tal oli? Tal oli selles kriisis Jumal. Ja nüüd, kui ta ütleb, Jumal, miks ma üldse sündisin siia? Jumal, sul ei ole mind vaja. Miks sellised asjad mu ellu tulevad? Sa nagu vihkaksid mind, Jumal. Ja siis, kui lõpuks Jumal ei vastanud talle kohe. Kui lõpuks Jumal vastas, siis Jumal ütles talle,
Hiob, kas sina lased, annad toitu lindudele, kas sina valvad seda, kas sina valvad teist, kas sina näed, kui hakkab nüüd poegima keegi, et sa avad selle emakoja, kas sina saad seda jälgida, kas sina oled kogu universumi üle valik? Ja siis ta avastab äkki. Jumal, anna mulle andeks. Ma tegelikult ei tundnudki sind isiklikult, ma tegelikult ainult teadsin sinust midagi, ma olin kuulnud sinust ja kõik rääkisid, et tuleb ohvreid anda, et siis see on see, mida Jumal nagu Piibli, Vana Testament, vana seadus räägib sellest ohvri andmisest. Ja kujutad ette, siis ta ütleb, Jumal, anna, ta oli nii tubli mees ju, me ütleme nii tubli, aga ta teadis religiooni, ta teadis käsku, reegleid kõike, aga ta ei tundnud isiklikult Jumalat. Ja läbi selle kriisi, mis siis Hiobi ellu tuli, väga, ausalt, ei tahaks ise seda kriisi. Ei tahaks, et sa istud mädapaisetes seal ja kraabid poti killuga oma mäda. Ei tahaks, et su naine ütleb, kuule, vihka seda Jumalat, neada ära, see on sinu Jumal, sa oled siiamaani, ütle ometi tast lahti. Hiobi ei öelnud tast lahti. Midagi ta ikkagi teadis, midagi oli sellest religioonist nii palju kasu, et ta teadis põhireegleid. Ma ei anna sellest, ma ei lase sellest Jumalast lahti. Ja Jumal tuli ja seletas talle. Ja näitas talle, et ta on võimas Jumal. Meil on täna õppida sellest, mis siis oli. Ja kui meie täna koguduse aastapäeval seisame selles olukorras siin ja ütleme, et meie kogudus on selles paigas juba 32 aastat olnud. No, tüdrukud, poisid, oleme kriise näinud? Oleme. Mõnusasti on teist siin olnud. Aga 90. aastatel, mäletate, meil oli Eestimaal kriis. Tuleb teile meelde, mis kriis see oli? Ajaloo teadjad seal. Mis kriis oli 90-ndatel? Seleta. Ühesõnaga, meil tuli ju täitsa oma vabariik tagasi ja 91. saime ju kõik uue raha ja nii uued asjad, kõik uued liidjakoidulad, kõik pääsukestega rahad, kõik uued, nii ilusad uued, aga tead, rahareform võttis seda, mis meil oli, tükimaad vähemaks ju. Eks, see oli kriis, aga see oli meie riik ja kui paljud ütlesid, ma olen valmis kartulikoori sööma. Mis sest, et Eesti Vabariik tuli uuesti tagasi, ma kannatan selle ära. Ja me tegelikult kannatasime selle ära. Me tulime sellest välja, aga see ei meeldinud kellelegi. Aga üks imeline kriis juhtus veel Eestimaal. 90-ndatel tuli vaimumaailmas sündis midagi. Paljud elustusid sellest surnud olekust ja paljud hakkasid Jumalat otsima. Mina olen selle ajastu vili. Mina tulin täpselt 90-ndatel Jumala juurde. Ja mitte mingit kaksipidi mõtlemist, kes mind kutsus. Mu abikaasa teab, et enne ma ei uskunud Jumalat, eks. Aga siis ma tulin ühel päeval koju ja ütlesin, no nii, tead Valerike, nüüd ma hakkan Jumalatust teenima. Ei, no muidugi see ka veel. Et sa ei oska ju midagi poolikult teha, no see ka veel sul. Ja mis ta, et ega ma ju, ja kui ma siis ütlesin, et ma teenin Jumalat, kas sina ka, kui sa alustasid, kas sa teadsid, mis saab? Midagi sa ei teadnud. Täpselt, me alustame Jumalaga koos, me ei tea, kuhu me edasi läheme. See on nii nagu Abraham alustas oma teed. Tuli sealt kuskilt jooniks, mine, kuhu minna. Mine, kuhu minna. Ei no mine sinna, ma juhin sind. Mina juhin sind ja läkski. Ja läks mees. Ja oli juhitud Jumala poolt. Ja me vaatame tagantjärgi, ei käinud kaootiliselt, oli juhitud Jumala poolt. Suurim kriis, mis üldse inimajaloos on olnud, on see, et mis sündis seal risti peal. Oled muga kaasas veel, jah? Suurim kriis, mis oli maailma ajaloos, seda kuulutati ette, see sündis risti. Ja koos Jumalaga on iga kriis uus tase, uus ilmutuse kasv, uus mõistmine Jumalast. Kuidas te muutute? Kuidas te selle aja, uus aeg, me igatseme seda, juudi rahvas, kui ta läks läbi kõrbe, me just ennem lugesime, ta läks ju sealt läbi kõrbe koos Jumalaga. Aga tead, kuidas neile ei meeldinud seal kõrbes?
aga see oli uus, pole kunagi varem kõrbes olnud, uus on ju nii tore, kõik vana tolm ja kõik on uus tolm on isegi ja kõik uued prahid on ja kõik on nii uus. Oi, millest igatsed? No küüslauk on ikka põhiline, mida inimesel elus vaja on, et ole ju, et immuunsus alles seisab. Küüslauk tuli nii vajalikuks kohe. No liha ka, aga küüslaugud, Egiptuse küüslaugud. Liha jumal neile andis, aga küüslaugu ei lennanud taevast alla. Vaat, seda nad ei saanudki, mida nad igatsid seda vana. Aga jumal pakkus uus, jumal ütleb, ma teen uut. Meie ka täna oleme siin. Kas me teame, mis see uus on? Ei tea. Aga me võime, nagu ma siin tsiteerisin ennem, nüüd me läheme igast olukorrast läbi koos Jumalaga. Ära siis arva, et sa oled see kõik võimas Bruce, kes peab kõigiga ise hakkama saama. Mina olen ka see tugev naine, mina olen see komissar, mina pean ise hakkama saama. Noh, isa ei ole ja ema ei ole ammu juba ja no siis ma olin päris noor, kui isa ema enam ei olnud. Kui inimene jääb 16-aastaselt, ilma siis mul oli vanaisa mingi aeg, siis suri nemadki ja mõtled, ma pean ise hakkama saama, kes siis minu eest elab, eks ju elu. Aga huvitav, et kui kummaline Jumal on meie sisse pannud elujõu. Inimlikult, no võib-olla sina ja mina me oleme mitmeid kordi elus öelnud, et ma ei taha küll enam elada ja mina tean, et ma olen öelnud. Kuigi kui minu peale vaadata, minus on päris tugev elujõud ja elutahe, aga kui tulevad need, mille kohta me ütleme kriisid, siis me võime nendest asjadest läbi käia. Aga Jumal on ka seal, ta toob sind sealt välja. Tema plaanis, sina ütled, oi, mul ei ole ühtegi lahendust. Tead, arstid mulle enam rohkem võimalusi või need retsepte välja ei kirjuta. Ma tean, ma rääkisin, kui me hooldekodus käisime ühe prouaga ja temal on mingi, nii et ta on üsnaga ravimitest ennast üle söönud. Operatsioonil käinud, ma ei tea, mitmeid kordi ja arstid ütlesid, kõik. Me ei kirjuta sulle rohtused välja, me ei anna sulle enam, nad on nii palju ära, ma ei tea, 4 või 5 korda mingi närvipõletiku. Ta ütles, mitte midagi ei ole muutunud, mitte midagi. Mis asi see on? Meie kristlased ütleme, kuule, see peab olema üks vaine asi tegus. Aga arstid on ka nii, et nendel on piirid, aga meie Jumalal ei ole piire. Meie Jumal on piiramatu oma võimalustes. Ja see on meie kriisi aja jõud ja tagatis. Nii, kui mul on see konspekti kirjutatud, kui nad läksid sinna Egiptusesse, kui nad läksid sinna tõotatud maale, kui nad jõudsid, siis see tõotatud maa ees läksid üks ütleb, oi on võimas maa, kus olid ikka viinamarjad, 2 mehe vahel, kaika vahel vedasid ühte kobarat, eks. Aga teate, mis teised ütlesid? Jumala poolt tõotatud maa oli see, aga seal olid ju hiiglased ja need probleemid, mis see hiiglased ja seal maal olid nii ja nii, see on ju probleemid. Nii uus maa, nii ilus maa, tõesti, ta ütles, ja tõesti Jumal, seal voolas piimaemet, kõik asjad olid nii lopsakad, kõik olid nii külluslikud, aga seal olid hiiglased. 2 meest ütlesid, küll me saame võidu sellest, eks? Aga osad enamus ütles, ei, meie ei lähe sinna, seal on raskus. Jumal, ma juba määrasin ette, et te saate võidu, minge ainult. Ma tulen sulle lahingusse ka appi, aga ära mine tagasi. Niisiis, veel on hiiglased, veel on probleem. Kui Jumal ikkagi minule on midagi määranud, kui Jumal on minu ellu midagi asjad, siis tuleb ainult väga ilusti libedalt niimoodi, peaaegu nagu nuga võist läbi. Nii nagu väike takistus, oi, siis see ei ole Jumala tahe. Täiesti vale, piiblist mina sükst asja küll ei leia. Et kõik lähevad, nagu öeldakse, mine. Just täpselt niimoodi püha vaim õpetab meid. Mine, ma olen sinuga. Ma ei ole siin maha jätnud. Ei täna ega kuni maailma ajastu lõpuni. Kõigeks on siin taeval, nagu kogu ja raamatus ütleb, kõigeks on oma aeg. Ja kõigel taeva all on oma aeg. Ja selle on meile määranud Jumal. Aeg nutta, aeg leinata, aeg rõõmustada, aeg külvata, aeg sündida, aeg surra, igal asjal. Nii, kui sul näiteks igal ajastul on natukene oma spetsiifika, eks ole? Ma proovin nüüd siis rääkida sulle, ma mõtlesin, ma lõpetan, aga mul on ikka konspektis midagi veel kirjutatud.
ma loen sulle Ilmutuse raamatu 21.5. troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Aga me just jõudsime arusaamisele, et uus ei ole alati hea, uus võib olla ka kriis, on ju? Aga Jumal ütleb, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud. Mina olen alfa ja omega. Mina olen algus ja kõikide asjade lõpp. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik. Mina saan temale jumalaks ja tema saab minule pojaks. Ja tead, kui sa oled juba kord jumala laps, või tütar või poeg, siis see ei ole enam see, et meeleolu muutus. Sa oledki see, kes sa oled. Ja nüüd ära mine sinna, ma olen niisugune saamatu, niisugune vilets tütar või poeg. Ei ole! Sa oled jumala kirglikult armastatud laps. Need emad, kellel on rohkem lapsi, no Kristi siin. Missuguse järjekorra sa teed oma lastest, keda kõige rohkem armastad? Alar on tunnistajaks ka veel nii, et kui sa nüüd ütled välja selle asja, siis paneme selle asja nüüd, keda sa nüüd kõige rohkem armastad. Noh, on sul ju kedagi tõstamisnimekirja paned? Muidugi mitte, no näed, paljalt 4 lapsega võib öelda muidugi mitte, eks? Ja Jumal on nüüd rohkem ja meie arvame, et Jumal ei suuda meid armastada, sest tead, Alar tuli ette, tead, ta ei saa mind enam armastada. See on just erinevat moodi armastust. Absoluutselt. Ja Jumal armastabki meid, sest me oleme ise ka oma olemuselt täiesti erinevad. Jumal on meid muideks erinevateks teinud. See on üks jube jabur, kui me kõik tahaksime marke koguda. Meil on kõigil siin koguduses margi kogumise kirg. Meil ei oleks kuskilt enam marke võttes, me oleme ju vaadake kui kirglikud, eks? Margid saaksid maa pealt otsa. No see oli niisugune absurdne näide, aga ikkagi. Ja Jesaja 43.19 ütleb, mina teen hoopis uut, vaata. Ma teen hoopis uut ja see juba tärkab. Kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi. Jälle me oleme täna kõrbes. Jälle kõrbes. Kõrbesse teeb tee. Sinna annab jõed. Mis asi see kõrb on? Loomulikult on see sama, mille kohta me ütleme, see ongi see kriis või see on see, nagu ütleme, takistus. See on see, mida me ei taha eriti. See on ka see uus. Aga uuega teeb Jumal niimoodi, et laulud 104.30, sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse. Ega muidu ole Piiblis öeldud, sinu silm ei ole seda veel näinud, sinu kõrv ei ole seda veel kuulnud, see ei ole inimsüdamesse, inimarusaamises üldse veel tõusnud, mis imesid Jumal hakkab tegema. Ta teeb uueks selle maapalge. Ta teeb uueks ja kui Jumal ütleb, ma teen uueks ja meie ütleme, aga uus, see on üks tundmatu, see on üks raske aeg. Minna uude kooli, minna uude töökohta, nii palju, kuidas me inimlikult pabistame, mis kõik tuleb. Jumal on seal sinuga. Jumal on seal sinuga. Lapsed lahkuvad kodust, nii uus aeg, kohutav aeg, aga Jumal on seal sinuga. Jumal alustab uut. Ja teate, iga uus asi algab külvamisega. Ma toon paar ilusat näidet ka, või ilusat, töökat näidet ütleme selle kohta. Kui sa abiellusid kunagi, tuleb meelde. Tead, kui me abiellume, siis me oleme täiesti veendunud, et nii oma abiellu vastasin, ma hakkan kohe lõikama. Sest abielu on õnnistus, ma kohe lõikan. Ma võtan seda, nüüd läheb kõik hästi, nüüd ei tule ühtegi takistus. Kõik tuuleb, raha tuuleb, armastus tuuleb, kirg tuuleb, kõik muudkud tuuleb, jõed voolavad. Aga Jumala sõnast olen mina aru saanud. Tead, külviaeg hakkab, sul on esimene abielu, hakkab külviaeg alles, hakkad külvama, hakkad õppima teineteist tundma, hakkad suhet looma, hakkad külvama. Aga mul ei ole midagi talle anda, mul ei ole, tead, täna 10 eurotki taskus. Aga sina ju oled ja sinu armastus on, sinu käed on, sinu hea tahe on. Mis te arvate, et kui armastuse keel on ainult rahakeel? Ei ole. Armastusel on palju keeli. Niisiis, Jumal õnnistas sind maaga võib-olla, kus sa oled, eks? Mõnel on meil siin oma maa. Ja kui sa oled selle maa saanud, mina tean, mis tähendab maa saamine. Tuleb keegi ja tahab seda maad sust ära võtta. Tuleb seadusega lausa ütleb, ruttu
lase oma maa ära mõõta, sest kui sa ära ei mõõda, siis see kõrvalt see äri võtab selle maa endale. Kui sul on maa mõtistamata, sest temal on siis õigus, sest sul ei ole erastatud. Ma tean seda täpselt. Ma olen sellest ise läbi käinud. Kui sina saad maa, territooriumi, meie saime selle koguduse. Kui meie saime selle koguduse, siis ma võin öelda, võib-olla alles nüüd me midagi võime öelda, et kuule, hakkame lõikama ka nüüd. Ma arvan, et nüüd on aeg. 32 aastat oleme külvanud. Nagu peaaegu nagu nähtamatud siin paigas, on ju? Aga meiega koos on olnud Jumal. Kui Jumal meile midagi usaldab teha, siis me tuleme sinna. Ja probleem on sellel, me ütleme, et Jumal ütles mulle, tee seda, teist, kolmandat, aga minul ei ole küll praegu mingit tuju teile jutlustada. Tegelikult mul on väga tuju. Ma ei saa hoogu pidama. Et kui ma hakkan jutlustama, siis mul on väga tujus. Aga tead, kui meil on, ma usun, et sul on mingi, mul ei tulnud paremat näidet lihtsalt peale, midagi Jumal ütleb teha. Mõned asjad on niisugused, et miks mitte? Aga mõned asjad on, mina küll ei seda teha. Ma tean, et üks tunnistus oli, kuidas keegi ütles, et kuule, vaata, see on sinu mees. Mina seda küll ei taha. Mitte minul ei olnud sellist ütlemist, aga võib-olla teil on tunnistusi, et inimesed on niimoodi öelnud. Mina. Ja siis, kuidas annab sulle ette teada ja siis, kuidas Jumal hakkab sind kasvatama tema poole. Ja siis äkki ütleb, ei, ma tahan küll. Siis tahad sina ka. Nii et lubame Jumalal teha seda, kui ta meile midagi räägib. Kui sa näiteks oled see, kes hakkad maja ehitama. No sa ei saa niimoodi maja ehitama hakata, et hakkame peale siis, 10 eurot on ja ma arvan, et üle homseks on maja püstis. Mina oskan küll uskuda. Aga tead, see ei ole see usk, mis tuleb Jumalast, vaid see usk, mida mina tahan saada. Saite erinevusest aru? Siia ei puutu üldse see koht, et Jumal nagu ei tahaks sulle maja anda. See ei ole üldse see koht. Ma enne viskasin paar maja siin välja. Vaid see on see koht, et kui ma hakkan midagi tegema, näiteks ma jätan selle mõtte nüüd niimoodi õhku praegu selle maja asja ja ma lähen järgmisesse, sa hakkad tegema äri ja keegi ütleb sulle, kuule teeme äri, sina paned 50%, mina panen 50%. No selge. No siin see konks nüüd peidus oli. Ahaa, ta tahab saada minu käest. Ei pane 50. Ei ta, ma tahan kasumit. Või siis alustasime kunagi kogudust. Inimesed tulevad kogudusse. Ülistus, laulavad, täitsa okei laul, muusika ka täitsa okei, kuule päris nitsego. Ja siis, pastor jutlustas ka ära, ja siis tulevad nad selle ohvrikarbiga. Ahaa, siin see iva oligi peidetud. Vaat ma arvasin, et siin on see konks, nad küsivad raha. Aga see on ju külvamine. Aga me oleme selle külvamise printsiibi pannud ainult lõikamise printsiibiks. Me tuleme kogudusse, tahame ainult saada, armastage mind, andke mulle, tooge mulle, viige mind teatrisse ja kontserdile. Aga külvamine jääb sinna juurde. Ja teate mis? Jumal on selle printsiibi, kuidas me põllul seda ei suuda eirata ja seal me ei vaidle ka Jumalaga, eks ju? Me arvame, et kui ma ei usu, et sa lähed oma põllumaale, kui sa ei tead, et sa ei ole sinna ühtegi seemet pannud ja sa ei lähe sinna üldse vaatamagi. Võib-olla kogemata juhuslikult läksid, oi jups, vaata till kasvab, see on eelmisest aastast jäänud kasvama. Aga Jumala sõnas on kirjas, nagu me eelmine jutlus ma just kasutasin, oli koguja 11.1, viska, Jumal on niisugune võimas Jumal, viska ikkagi oma leib vee peale. Kogujas on kirjas, viska leib peale, siis pika peale sa leiad selle jälle. Kas ei ole absurdne reegel? Füüsikas, kuidas käib, viskad, reaalselt, viskad vee peale, kalad söövad ära, vajub põhja. On ju? Aga viska vee peale. Mis see tähendab? Usalda Jumalat. Sa praegu ei näe vastust. Usalda. Vesi on Jumala elu. Vesi on elavad veed. Jumala jaoks on vesi see, mis kannab informatsiooni. Pane oma leib, pane kogu oma lootus, pane oma panus Jumalale. Ja kui sina külvad sinna, siis ma usun, sa ka lõikad. Kui ma täna teiega räägin sellest, siis ma olen veendunud, et me oleme külvanud. Ma arvan, et meil on see aeg kätte jõudnud. Jumal,
ma seisan täna julgelt sinu ees ja ütlen, Jumal, ma arvan, et see aeg on käes, et me hakkame lõikama. Ja julgen sulle seda öelda. Kuigi mulle isegi meeldib sulle seda öelda. Nii et kui me siis oleme selles, kunagi oled selles ütleme, saad omale maja ja seal on palju võitlemisi ja veel mis iganes, katad pikad lauad, kutsud kõik oma head sõbrad kokku, laud on külluslikult kaetud, maja on viimase peal ja teate, millest te räägite seal peolauas? Te räägite sellest kriisiajast, kuidas ma olin nii uskmatu, kuidas ma ei uskunud, et ma saan selle maja. Kuidas ma ei uskunud, et seinad püsti tulevad? Kuidas ma ei uskunud, et kõik aknad ja uksed saavad selle majale? Kuidas ma ei uskunud, et kõik saab rajatud aed? Nüüd sul on laud külluslikult kaetud ja sa räägid tegelikult sellest, kuidas sa sellest kriisiajast läbi läksid ja käisid. Ja kuidas sa toetusid Jumalale, kuidas sa panid oma leiva vee peale ja kuidas Jumal on sinuga olnud seal kaasas ja tema ei ole kunagi kaotajate killas. Kes saab olla sinu vastu, kui Jumal on sinu poolt? Galaatia kiri ütleb niimoodi, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest külvi lõikuse seadus on see, mida iganes, kes lõikab, mida ta külvab, seda ta ka lõikab. Ma ei hakka seda kirja kohta lugema, sa võid seda kodus lugeda, see on mul viimane Matteuse 13.14, ta ütleb lausa niimoodi, et vahel tuleb elus teha niisuguseid lahendusi, et sa müüd kõik ära, mis sul on, kõik läheb käest ära, mis sul on. Siis sa ostad selle põllu, milles on see pärl. Ja siis sa ütled, no nii, ma ostsin kõik, nüüd ma tegin selle asja ära, et ma kõik müüsin ära, eks ole. Aga nüüd ma lähen sinna põllule ja seal peab nüüd pärl olema. Aga kus ta seal on? Tead, tööd peab hakkama tegema. Pärl tuleb üles otsida sealt põllult. Sa ju tead, see koht on piiblis olemas. Aga tead, Jumal on sulle öelnud, sa ei kaeva ilma asjata, sest sellel põllul on pärl. Sellel on kindel, seal on pärl. Vaat Jumal on üks väärtuslik. Ära siis neid suuri ja võimsaid väärtusi viska sigad ette. Jumal on selle toonud sinu kätte. Võta minu pärlid. Vaata neid pärli, või mitte vaata ainult, võta ja kasuta seda pärli, aga vahest on vaja selle pärli üles leidmiseks seda, see, et ta sulle selle pärli annab. Võib-olla sa saad nii sulle pärli, et terve task on pärlid täis. Taevas on niisugused pärlid, lausa terved väravad on ühest pärlist tehtud. Olete ju lugenud. See ei ole absurd, mina lihtsalt pole selliseid pärle näinud. Me näeme niisuguse pisikesi naiste kaelast, niisugused pisikesi pärlid. Oi, vaata see proua on ikka jõukas, terve kee on kohe nendest pärlitest. Ma ei räägi nendest vuhvlitest, ma räägin ikka päris pärlitest. Jumala riik toimibki nii. Ja tead, kui Jumal meid ei kasvata selles külviperioodis, siis kui ma ükskord hakkan lõikama ja tead, kui mul on kroon peas, aga minu lagi on nii madal, et mu kroon kraabib lae ära. Ma ei saa krooniga, ma ei saa selle auga kõndida, sest mu lagi on nii madal, ma pole kasvanud, mu süda pole suuremaks kasvatatudki üldse. Ma ei teagi, mis kriisid on, ma ei oska teistele kaasa tunda. Ma olen ainult auline, tähtis, mul on kõrged kingad, mul on vägev mantel, nii et siit uksest ka sisse ei mahu, mul on kroon peas. Ja Jumal ütleb, tead, see kraabib selle lae ära, sa ei mahu sisse sellega. See on see au, mida sa oled ise võtnud. Jumal ütleb, aga mina panen sulle selle kuldkrooni pähe. Siis sellel kuldkroonil on väärtus. Mina, Jumal, väärtustan sind. Nii, kallis, võta nüüd see kuldkroon ja pane endale pähe. Ja tea seda, et igal pool on see perekond, on see kirik, on sinu edu, kõik käib sinna, on see raha, kõik käib, mida sa külvad, seda sa lõikad. Amen. Olge õnnistatud selles külvis ja selles lõikuses ja mis te arvate? On aeg lõikuseks ka nüüd või?